Võiduparaadi Moskvas 9. mail ei toimu jätkuvate Ukraina rünnakute, droonide ja rakettide tõttu. Teate, sellist avaldust Kremlilt oli veel paar aastat tagasi väga raske ette kujutada, kuid täna on see reaalsus. Hirmust värisev Vladimir Putin teatas, et Venemaa võimud on otsustanud Moskva traditsiooniliselt piduliku võiduparaadi tseremoonia radikaalselt kokku tõmmata. 9. mail 2026 toimub see ilma sõjatehnika osaluseta. Tankide ja raketikomplekside asemel marsivad Punase väljaku üle ainult okupantide kolonnid. Ja nii on see mitte ainult Moskvas, vaid ka kõigis teistes Venemaa linnades. Venelased kardavad lihtsalt, et nende kolonnid paraadidel hävitatakse Ukraina relvajõudude droonide poolt. Kuigi see kõlab pigem nagu vabandus. Ja rünnakud naftatöötlemistehaste vastu samas Tuapses näitavad, et Venemaal pole enam mingit adekvaatset õhutõrjet. Kõik on kas rindel või Putini paleede kaitsel. Ja selle taustal kutsuti Kremlis venelasi üles kiiresti oma säästud madratsi alt pankadesse viima, et riik saaks neid venelaste raha kasutada majanduse stabiliseerimiseks. Kuidas teile selline asi tundub? Nabiullina ütles seda otse välja. Ajalugu on ainus Venemaa majanduse rahastamise allikas. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange videole like ja jätke oma kommentaar. Lisaks sellele liituge minu Telegrami kanaliga Petši News. Link sellele on selle video kirjelduses. Niisiis, Venemaa võimud otsustasid radikaalselt vähendada traditsiooniliselt piduliku 9. mai võiduparaadi tseremooniat. Sel aastal toimub see ilma sõjatehnika osaluseta. Sellest teatas teisipäeval Venemaa Föderatsiooni kaitseministeerium. Tankide, raketikomplekside ja muu sellise asemel marsivad Punase väljaku üle ainult okupantide kolonnid. Samuti ei osale paraadil Suvorovi, sõjaväe ja Nahimovi koolide ning kadetikorpuste kasvandikud. Lühidalt öeldes lastakse välja mingi grupp neid okupante, erioperatsioonlasi, nad marsivad ja sellega asi piirdubki. Aga veel üks detail, ausalt öeldes ajab see lihtsalt naerma. Tehnikaparaadi asemel on plaanis teleülekanne erioperatsioonis tegutsevate vägede tööst. Samuti raketivägedes, õhu- ja kosmosevägedes ja laevadel valves olevate üksuste tööst. Ehk siis venelastele lihtsalt näidatakse multikaid, näidatakse filme sellest, kuidas need barbaarsed, okupatsioonilised metsistunud Vene väed Bravo surevad Ukrainas näiteks. Seda näidataksegi neile multikate ja filmide näol paraadi asemel. On naljakas, et Venemaa kaitseministeerium teatas, et, tsiteerin, otsus tehti seoses operatiivse olukorraga. Aga mis juhtus? Mis olukord see siis on? Vladimir Putinal läheb ju kõik plaani järgi. Või ei lähe? Mis olukord siis on? Siin on oluline märkida, et paraade ilma rasketehnika läbimiseta korraldati Venemaal ajavahemikus 1995 kuni 2017. Mõistlik periood, milleks relvadega kõlistada. Aga juba 2008 aastal, vahetult enne metsikute venelaste rünnakut Gruusiale ja enne Vladimir Putini avaldust, et ta ei lase NATOl seal midagi teha, et NATO kavatseb Venemaa vallutada ja nii edasi. Just selles 2008 aastal hakati Punasele väljakule tooma raketikomplekse, soomusmasinaid, tanke, see relvadega kõristamine ja nii edasi. Asi on selles, et just 2008 aastal sai selgeks, et Vladimir Putin panustab militariseerimisele ja naabrite hirmutamisele. Lisaks venelaste ajupesu teemal, et lääs tahab Venemaad vallutada, kogu NATO on meie vastu ja nii edasi, see kõik algas just nendest paraadidest. Pärast Ukraina alade hõivamist 2014 aastal püstitab sellest edust tiivustatud Vladimir Putin juba 2015 aastal rekordi. Punasele väljakule ilmub 194 ratastel ja roomikutel tehnikat erinevatest aastatest ning samuti 140 lennukit ja helikopterit. Aga antirekordi püstitas 2024 aasta paraad. Siis oli 61 ühikut tehnikat ja vaid 15 lennukit. Lõpuks läheb Putini SVO nii plaanipäraselt, et 2026 aastaks ei ole Punasele väljakule enam üldse mingit tehnikat. Muide, seni pole selge, millised välisriikide juhid 2026 aastaparaadi külastavad. Esmaspäeval ei osanud Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov nimetada ühtegi välisriigi juhti, kes tuleksid Vladimir Putini juurde.
Vladimir Putini abiline Juri Ušakov teatas, et kiilaka diktaatori külalisteks saavad olema mitmed välismaised poliitikud, kuid nende nimesid ei suutnud ta samuti nimetada. Näiteks Malis, Aafrikas on seal hunta, keda toetab Vladimir Putin. Ta kaotab lihtsalt võimu tuareegi mässuliste surve all. Võib-olla see hunta tuleb Vladimir Putini juurde häbiparaadile. Huvitav on ka see, et varem teatas oma plaanist Moskvasse külastada Slovakkia peaminister Robert Fico, kuid 19. aprillil rääkis ta, et Läti ja Leedu keelduvad tema lennukit läbi laskmast. Hiljem võttis sarnase otsuse vastu Eesti ning Fico taotles koridori Poola õhuruumi läbimiseks. Lõpuks teatas Fico eelmisel nädalal, et ta otsustas lihtsalt mitte osaleda selles häbiparaadis Moskvas. Hiljem sai teatavaks, et Sankt-Peterburis otsustati Moskva eeskujul samuti 9. mail võiduparaad läbi viia, kuid piiratud kujul. Üritus on planeeritud ilma traditsioonilise sõjatehnika paraadita. Isegi taastatud tanki T-34 ei tule, mida viimastel aastatel tavaliselt esimesena välja toodi. Teate, pole välistatud, et ka see tank on juba rindele saadetud. Paraadil osalevad sõjaväeakadeemiate kadetid, kuid nende seas ei ole Nahimovi, Suvorovi ega kadetikorpuse õpilasi, täpselt nagu ka Moskvas. Ja kui venelaste üle hakati juba avalikult nalja viskama, et kuhu teie paraad siis kadus? Hallo, vaprad venelased, kuidas teil seal sõjalise erioperatsiooniga läheb? Kas kõik käib plaani järgi, kõik on super, kõik on hästi, aga kuhu paraad kadus? Ja pärast seda teatas Kreml, et otsus osa paraadist ära jätta on seotud Kiievi poolse terroriohuga. Kujutate ette? Tsitaat Peskovilt, Putini pressiesindajalt. Võetakse tarvitusele kõik meetmed ohu minimeerimiseks. Paraad toimub, aga ärgem unustagem siiski, et eelmisel aastal oli tegemist juubeliparaadiga. Selline laiaulatuslik, mis peakski olema ümmarguse tähtpäeva puhul. Aga seekord ei ole juubeliaasta. See oligi ette planeeritud. Mille kallal te norite? Mis tehnika? Aga tegelikult, peale tehnika puuduse isegi rindel, peale Vladimir Putini hirmu, et Ukraina droonid ja raketid võivad paraadi rünnata, on paraadi ärajäämise põhjus hoopis muus. Selle jaoks ei pruugi lihtsalt raha jätkuda. Raha ei ole ja ma kohe selgitan. Vene säästudest on saanud praktiliselt ainus majanduse rahastamise allikas, sest sanktsioonide tõttu on lääne kapitaliturud Vene ettevõtetele suletud. Sellest teatas Venemaa Föderatsiooni keskpanga juht Elvira Nabiullina. Järgneb tema tsitaat. Ja kuulake nüüd, nende venelaste jultumus on tõeliselt küüniline. Lihtsalt kuulake, mida ta ütleb. Enne kui ma tsiteerin Nabiullinat, tahan teile meelde tuletada, et alates umbes 2008. aastast on venelased väga raevukalt läänt vihanud. Lääs on halb. Lääs püüab orjastada ema Venemaad. Läänes on ju geiparaadid ja kõik muu. Ühesõnaga. Ja üldse, te ju mäletate, et venelased on juba umbes 20 aastat rääkinud, et lääs kohe varsti kukub kokku ja Ameerika dollar kaob kohe ära. Euroopa kaob kohe ära ja nii edasi. Ja nüüd Nabiullina teatab, tsiteerin. Kuni 2022 aastani olid meie laenuvõtjatele, meie ettevõtetele kättesaadavad, nimetagem neid nii, Euroopa ja USA kodanike säästud. Just nimelt säästud. Kuna nendes riikides oli inflatsioon madal, olid ka intressimäärad madalad. Meie ettevõtted said seal laenu võtta üsna madalate intressimääradega. Väga lihtsustatult. Ekspordisektor, mis võttis välismaalt neid laene, sai laenata Euroopa ja USA kodanikelt, et suurendada nende kaupade tootmist, mida ta sinna eksportis. Aga praegu pole meile maailma säästud kättesaadavad. Ainus rahastamisallikas on Venemaa säästud. Kui te aru ei saanud, siis Nabiullina tunnistab, et need metsistunud venelased kasutasid jultunud lääne hüvesid. Jultunult võtsid nad raha läänes, omaenda arengu jaoks ja nii edasi. Kuid samal ajal vihkasid need samad venelased seda läänt raevukalt. Nad vihkasid seda nii palju, et alustasid sõda. Lõpuks leidis Venemaa Föderatsiooni rahandusminister Anton Siluanov retsepti, kuidas Venemaa majandus jalule aidata. Ta teatas, et Venemaa kodanikud peaksid oma säästud padja alt välja võtma. Viia need pangandussüsteemi või finantsturule, et raha hakkaks tööle, töötaks riigi heaks. Järgneb Siluanovi tsitaat. Igal inimesel on mingid säästud. Kuidas nendega ümber käia? Kas panna need padja alla, neid ressursse kasutamata või õppida neid juhtima, investeerides erinevatesse instrumentidesse? Kõige lihtsam viis on hoiused pangas.
vahendid, mis seisavad padja all, kaotavad aja jooksul oma väärtust. aga raha, mis on paigutatud pangahoiustesse või investeeringutesse, aitab kaasa Venemaa majanduse arengule. jah, asi on selles, et Kreml hakkas lihtsalt paluma venelastel võtta oma säästud välja ja anda need kiilaspäisele diktaatorile Vladimir Putinile tema sõja jaoks Ukraina ja kogu lääne vastu.